toetus puudutab Kesk-Eestit, kus Piibel Lääne-Virumaal Rakke ja Koeru valdade vahel sündis 1792 Eesti kõigi aegade kuulsaim loodus- ja arstiteadlane Karl Ernst von Baer. Tema juba lapsepõlves Piibel kogus loomi ja taimi ja õppis rahva meditsiini ning sõitis mööda seal olnud kanalit Põltsamaa jõele enda järvele, kus praegu on looduskaitseala. Seda maja, kus Baer sündis, enam ei ole, aga siin on mälestustahvel, aga alles on üks valitseja maja, mille 20 missioonitundelist inimest ostsid ära 2002. aastal ja 2009. 6. juunil rajati niinimetatud Baeri fond, siis oli juba asutajad 28. Valitseja maja baasil oleks Baeri fondil kavas asutada üldkasutatav loodushariduskeskus. Ja mis sinna täpsemalt rajada, seda räägivad nüüd edasi arhitektid. No me oleme alati Ainiga projekteerinud selliseid sümbolitähendusega ehitisi ja parke, näiteks Ahhaa-keskus Tartus, mis on praegu ehituses, või Tigutorn, või varasemad siis teemapargid, Artika Center näiteks Rovaniemis koos Lennart Meriga, või siis La Villette park jällegi Pariisis või Los Angeleses või West Coast Gateway park. Nii et selles mõttes meile meeldib selline energeetiline sümbolitega pikitud arhitektuur ja me loodame seda siis ka siia samasse Piibele siis midagi taolist teha. Teatav kogemus on ka Eestimaal tehtud meil siin Lilleoru park. See on ka täiesti niisugune energeetiline objekt. Ja nii võimas taust nagu sellel kohal on Piibel Baeri sünnikoha ja elamise koha näol annab meile tõesti väga huvitavaid motiive, mida me saame kasutada ka siin arhitektuuris. Näiteks võtame koeramuna, munakujuline kohvik, kujutame teda klaaskerana, või siis seesamane valitseja maja, mis muidast on säilinud, teeme tast Baeri muuseumi, teisele korrusele dormitoorium seminaristide elamiseks, või siis liivakella kujuline auditoorium, mis on välis- ja siseauditoorium ühtlasi mõlemat. Ja pargina me teeksime siis selle ajatee siia, eks ole? Just. Ja ajatee ääres on hiigel saurus, mida saab kasutada vaatetornina. Väga palju objekte saaks seda panna. Praegune Piibe on tuntud ka oma pargi maastiku poolest. Piibe park rajati tõenäoliselt 18. sajandil lõpul, nii et tänaseks on säilinud seal paljud puud ja põõsad, mis on sisse toodud just 18. sajandil. Säilinud on ka tõenäoliselt Baeri aegsed suured jämedad tammed. Niisama rõõmsalt ja julgelt, nagu selle pilli peal. Baer vaatab Nova Zemljal kaugesse. Vaatame meie julgelt edasi, sest meie eesmärk on ju, et siis, kui see Baeri keskus saab valmis, selle sisu saab olema väärikas järeltulija tema mõtetele, kes juba tollal taipas, kui oluline on inimese ja keskkonna koostöö.